Kevadiste teemadega aga jätkame ja seda võib-olla üllatuslikult siin Eesti Veenikliinikus. Millega Eesti Veenikliinik tegeleb? Meie tegeleme veenihaiguste raviga. See siis tähendab seda, et me ravime veenihaigusi alates ämblikveenidest, nendest tillukestest muudatustest sääre peal. Pisikesed sellised justkui ämblikud jooksevad jala peal. Seda on inimesed öelnud, et niimoodi nad seda kirjeldavad. Kuni selleni, et kui on venoosne haavand. Et veenihaigust on 6 staadiumit, kõige kergemast kuni kõige raskemani. Tihtipeale inimene ei teagi, et tal on veenihaigus, sest teatud juhtudel ei pruugi mitte midagi näha olla. Peatüved, suur ja väike safeenveen on laienenud ja see annab sümptomeid nagu väsimus, raskus, sügelus, valu jalgades, eriti just säärtes. Tihtipeale see esineb näiteks pärast pikka rasket tööpäeva, kui on kaua jalgadel oldud, võib olla ka turset. Tihtipeale inimene ei suuda ise selle peale tulla, et tema sümptomid on hoopiski veenihaigusega seotud. Ja seetõttu ongi ultraheli äärmiselt vajalik. Igale patsiendile me koostame individuaalse raviplaani tema ultraheli leiu põhjal. Meil on erinevaid ravimeetodeid päris mitu. Esiteks on meil laserravi, siis meil on radiofrekventsravi, liim, kasutame ka skleroteraapiat ja mõnikord vaja teha miniflebektoomia. Meie suur pluss on see, et me suudame kõiki neid erinevaid metoodikaid kombineerida sellisel viisil, mis toob patsiendile parima tulemuse. Meie ravimeetodite suureks plussiks on see, et meie meetodid on mini-invasiivsed. Me ei tekita patsiendile suuri arme, ei tekita suuri haavasid, mis paranevad kaua, isegi ühtegi õmblust ei pane. Ja patsient toibub kiiresti, tihtipeale käib reedel lõikusel, esmaspäeval läheb tööle, probleeme ei ole. Minä tulin Suomesta Helsingin likeltä ja minulla on jalkoja särkenyt ja tulin tutkimuksiin. Jos nyt löytyy jotain, että pitää leikata, niin sitten leikataan, tulee leikkaukseen ja jälkitarkastus on Helsingissä. Että se on hyvä asia, ettei tarvitse tänne tulla jälkitarkastus. Pirjo, mis sind siia Veenikliinikusse tõi? Kui ma mängin korvpalli, siis tegelikult põhiline koormus ongi just jalgadel ja sellest tulenevalt tekkiski mul pinnised kapillaarid, mis tegelikult häirima hakkasidki. Ja siis ma siia Veenikliinikusse tulin ja ma olin hästi üllatunud selle puhul, et selline hästi personaalne lähenemine oli. Arst seletas mul ilusti kõik lahti, tehti ka ultraheli diagnostika ja määrati ravi ja arst siis hästi rahulikult põhjalikult seletas mulle protsessi lahti, tehti skleroteraapia. Ma ise olen selle tulemusega väga rahul. Kui kellelgi on probleemi sarnaselt minuga, siis ma kindlasti soovitan tulla siia Veenikliinikusse.